Siin eelmise nädala algul põhimõtteliselt tõmbasin nagu selja ära ja siis teisipäeva õhtul trennis ja eelmine kord, kui ma seda tegin mõni aasta tagasi, mäletan vist 3-4 päeva põhimõtteliselt ei saanud üldse kõndida või niimoodi. Aga ma helistan järgmine hommik Veikols, piibel ütleb, et kogu su vanemad peaks paletama, kui keegi on nagu haige või midagi siukest on ju. Ja kus on nõustumispalve, seal on nagu usk, sest kus 2 või 3 on ühel meelel, see on Jumal nende keskel, siis on see palve topelt võimas. Igal juhul ma helistasin Veikole ja pikka palet ei olnud. Ja ma nõustun, sa oled terve. Toru ära. Aga ühesõnaga, põhimõtteliselt mingites nurkades oli päris valus ja ma kõndisin nagu umbes niimoodi ringi vist. Ja siis mõtlesin, ma ei lase sellest häire, ma läksin rattaga sõitma. Et tuleb kuidagi usus välja astud, on ju, ja põhimõtteliselt kõndida oli kõige hullem, aga rattaga sai nagu enam-vähem sõita. Jäi seal pinnasel. Igal juhul nädala lõpuks ma tegin jälle 150 kilogrammiga tõmbeid, nii et polnud viga midagi. Et selles mõttes, kui mingid sümptomid ütlevad, et ma ei tea, sa ei peaks seda tegema või mingi arsti ütles, sa peaks 3 nädalat olema põhimõtteliselt, ma ei tea, pikali, siis ma ei lase sellest väga häirida, et praegu mul on mitte midagi viga, et see on ainult au Jumala, et las see olla meil nagu julgustuseks, et vahet pole, mis kellelgi on olnud, Jumala sõna on ikka endine ja Jumala sõna tervendab, see ei muutu. Amen.